okei, so basically nagu te näete, siis minu kola kõik suureneb. Tegelikult see nurk on siin üllatavalt puhas. Aga ma sain täna väga huvitava üllatuse. Põhimõtteliselt, ma ei tea, kõik, kes meid teavad, minu lemmikummid on hapud, mida hapumad, seda paremad. Ma tean, et see on väga halb kõhule, mind ei huvita, mulle maitsevad need. Just in case, kui te küsite, et kas arstid ikka ei räägi teile, et liigne komm on nagu tervisele halb. Üks medõde tõi mulle. Nii et jah, nad on teadlikud sellest. Ma olen üsna kindel, et enamus arstid teevad ka enda tervisega vahel jamasid, nii et whatever. Aga igatahes, this is amazing, thank you. Siis mul juhtus veel üks naljakas asi. Mul tuli füsioterapeut täna külla, keda ma ei ole näinud mingi 2 aastat. Ja ta tõi mulle joogamati. Põhimõtteliselt mu arst siis kurtis talle, et mul on olnud terve eilse päeva ma ei suutnud reaalselt isegi püsti tõusta. Veel vähem nagu voodis istuda. Et see oli nii valus, et kui arst käskis mul külje peale keerata, siis ma hakkasin lihtsalt nutma, mul pisarad lihtsalt voolasid nagu. Põhimõtteliselt nagu arst tahtis kontrollida, kus kohas mul need seljavalud on, ja siis ta hakkas käega lihtsalt niimoodi patsutama mööda mu selga ja külgi. Ja muidugi ma oigasin iga kord, miks ta lööst nagu närvi kohta. Aga ei, ma kannatasin selle ära. Et nad põhimõtteliselt said aru, et see on põhiliselt seljalülisammastes. Ja siis ma käisin kompuuteruuringul ja MRT-s ka. Ja see kompuuteruuring näitas, et mul on seljalülid nihkunud. Need on kõveras, ma ei tea, midagi oli seal igatahes juhtunud ja mulle öeldi nii palju, et see on krooniline haigus, millel ei ole ravi. Ehk siis põhimõtteliselt see on põhjus, miks mulle toodi joogamatt. Täna füsioterapeut näitas siis mulle, mis harjutusi ma peaks tegema, sest et I kinda have to admit, ma pole tegelikult teinud oma füsioharjutusi päris pikalt. Ups. Anyway, nüüd ta tegi mulle mingi siukse väikse treeningkava, nagu siukse väga kerge lebo, siukse, mis ei tee tegelikult seljale haiget, aga see võib olla tundlik. Ja siis ta hakkab siin ilmselt iga päev käima ja siis ma ei tea, teeme joogat koos or something. This is typical. Kanül ei tööta jälle. Ja seal seisab see kurb antibiootikum,
kes tahab minu veinidesse tulla, aga ei saa. okei, probleem lahendati. Minu metoda ise, ma ei tea, ta tundus, et ta on natuke, et tal ei ole kogemust nagu sihukeste veinidega, nagu mul on, või üldse veinidega. igatahes ta kutsus ühe teise metoda siia, kes põhimõtteliselt on enamus mu need kanüürid sisse pannud ja ta päästis päeva, nii et nice. siin on siis mu vaene keha vihkab mind nagu legit. Poor thing. I'm sorry. see on tegelikult täiega cute, et mulle tundub vist, et see metoda on uus üldse. ma ei tea, ma ei ole varem teda näinud. ja siis ta lihtsalt peab hommikul minu veene torkima, et vereproove saada. ja ta ei julge seda teha, sest et ta vaatas mu käsi ja siis ta oli nagu, ma saadan kedagi teise hommikul siia, okei? nagu yeah, it's okay. suht klassikaline hommik, kus ei suudeta jälle verd saada. nagu this is what I do. päris stylish veini. ...2014 Tumblr Aesthetic. ja nagu näha, aga vähemalt ma ostsin veits nänni endale, et ma ei tunneks ennast lihavõtete ajal väga halvasti. juhul kui mõni tahab teada, mis asi, mis mu probleem siin on, siis nagu näha, mul on käsi paistes. mul on käsi paistes, sest et mul läks antibiootikum kõik naha alla ja mitte veeni. ja sellepärast peab põhimõtteliselt iga päev seda vahetama, sest et veenid lõhkevad või need lihtsalt nagu nihkuvad.